Tere! Võtsin ette sellise natukene suure tükikese, mille tagamaks on suuresti see, et kultuuriteadlasena ikka ja jälle ma avastan, et meie valdkonnas on hulgaliselt teadmisi, mis oleks maailmale kasulikud, aga alati ei leia neid kohti, mille kaudu neid teadmisi maailma pakkuda ja iga probleemi lahendamise puhul meediadebatid ei ole kõige paremaks paigaks, sest et selle aja peal on mingisugused probleemid juba ennast manifesteerinud ja neid ei oleks olnud võimalik võib-olla natukene teistmoodi käitudes hoopistükkis ennetada. Nii et see koostöövõimaluse otsimine või ka pakkumine on võib-olla üks põhjus, miks ma siin räägin ja see ei puuduta muidugi ainult semiootikuid, vaid kõiki kultuuriteadlaseid, kellel on väga mitmekülgne kompetents siis kultuuri uurimisel ja inimene siis lõppkokkuvõttes ju ei ole üksnes loom või sotsiaalne loom, vaid kultuurne loom ning ka loodushoiust rääkides siis ükskõik kui looduskeskselt ei taha mõelda sellest asjast, siis lõppkokkuvõttes see, millega me moel või teisel tegeleme, on ikkagi inimeste tegevuse ja mõtlemise kujundamine. Ehk siis justament kultuurilised probleemid. Nii et nendest vaatepunktidest siis prooviks natukene seda temaatikat teile tutvustada või arutleda. Enamik teist ilmselt, kes loodushoiuga kokku puutunud on, tunnevad sellist valdkonda nagu mõjude hindamine, mille eesmärgiks siis on tänaste definitsiooni järgi tänaste või plaanitavate tegevuste tulevaste tagajärgede identifitseerimine, ennetamine või ennustamine, hindamine ja leevendamine. Ehk siis juba selle tegevuse plaanimise käigus pakkuda võimalikult mitmekesist informatsiooni otsustajatele, mis aitaksid seda tegevust siis kõige võimalikult targasti planeerida või siis teinekord isegi ära jätta. Ja selle mõjude hindamise kõige tuntumaks vormiks on keskkonnamõjude hindamine. Aga selleks, et natukene näidata ja selgitada, miks need teemad, mille kultuurimõjude temaatika on täpselt nii rabe, nagu ma siin räägin, siis tutvustaksin hästi põgusalt selle mõjude hindamise tagamaid. Suuresti see problemaatika tõstatus 60-ndatel, kus siis olid teadlased ja ühiskonna tegelased, poliitikud aru saanud, et inimtegevusel on küllaltki laastav mõju ümbritsevale keskkonnale ning hakati arutama siis selle üle, mida sellises olukorras ette võtta. Ning esimene kord, kui siis selline keskkonnamõjude hindamine sai seadusandluse tasandil mainitud, oli 70. aastal USA rahvusliku või riikliku keskkonnapoliitika aktis. 85. aastal võttis selle esmases vormis üle Euroopa Liit, kes on ka hiljem seda erinevatel viisidel parandanud ja täiendanud. Ja 92. aastal siis Rio de Janeiro kohtumisel sai see ka Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni poolt selliseks laialdasemaks raamistuks. Nii et selle kaudu siis see keskkonnamõjude hindamine sai mitte lihtsalt teadlaste hobitegevuseks, vaid selliseks seadusandlikult kehtestatud või rakendatud mehhanismiks, mis siis peab teatud planeeringu ja arenguprotsessidega kaasnema.
Ja 81. aastal siis loodi spetsiaalne rahvusvaheline assotsiatsioon, mis tegeleb selle keskkonnamõjude hindamise metoodika ja parimate praktikate väljatöötamisega. Mõni aeg hiljem avastati, et see raamistik on natukene siiski liiga kitsas ja 1994. aastal sai esimese sellise enam-vähem kokkuleppelise vormi social impact assessment ehk siis sotsiaalsete mõjude hindamise raamistik ning 2002. aastal hakati otsesemalt rääkima siis sellisest asjast nagu kultuuriliste mõjude hindamine, mille jaoks esimene niisugune katse ühtset raamistikku leida oli 2004. aastal, aga praktikas tegelikult siiamaani veel kultuuriteadlased arutlevad selle üle, et kuidas siis see kultuurimõjude hindamine ühtlustada, arvestades seda, kui mitmekesised on kultuurid ja erinevad kontekstid. Nii et kui ma räägin siin kultuurimõjude hindamisest, siis võib-olla oluliseks ongi kaks tahku, et erinevad keskkonnamõjude hindamisest tegemist ei ole kuidagi seadusandlusega rakendatud mehhanismiga, vaid parimal juhul näiteks selles agenda 21 säästvama arengu mehhanismis soovitatakse sellist asja rakendada ja siin-seal on erinevates riikides kohalikul tasandil see moel või teisel sõnastatud, aga üldiselt ei ole selleks mingisugust kohustust ja nii ka Eestis. Nii et ei ole ka mingisuguseid ühtseid metoodikaid seni veel välja töötatud, vaid erinevates riikides lahendatakse neid asju sageli küllaltki kohaspetsiifiliselt või probleemispetsiifiliselt. Nii et sellest vaatepunktist on minu jutt pigem sellisest tuleviku perspektiiviga esitatud ja selle järele küsib, et kuivõrd selle kultuuriliste mõjude hindamise efektiivsem rakendamine võiks siin-seal kasu tuua, vaatamata sellele, et see ei ole rangelt võttes kuidagi nõutud või kohustuslik. Selle kultuurimõjude hindamise puhul ongi see huvitav nüanss, et kui me vaatame erinevaid keskkonnamõjude hindamise juhendeid, siis üldiselt nad osutavad sellele, et keskkonda tuleks mõista keskkonnamõjude hindamise puhul laiemalt ja see kätkeb lisaks siis sellele looduslikule keskkonnale ka inimkeskkonda selle kultuurilistes, sotsiaalsetes ja majanduslikes aspektides, vahetevahel osutades ka poliitilistele aspektidele. Aga kui me jällegi iga kord peale sellise definitsiooni esitamist, kui liigutakse selle juurde, et mida siis arvestatakse selle keskkonna igakülgsel hindamisel, siis tuuakse välja ikka ja jälle keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud tahud või nende hindamise ja see kultuur kaob kusagile pragude vahele ära, vaatamata sellele, et ta on justkui deklareeritud selle igakülgse keskkonna osana. Üheks tagamaaks on mitte isegi väga vana poliitiline traditsioon, mis siis selle jätkusuutliku arengu järgimiseks määratles 3 põhilist sammast, milleks on majandus, keskkond ja ühiskond. Ja neid 3 tahku me enamasti nendes hindamisraportites kohtamegi. Muidugi see, mis tähendused neile antakse või kuidas neid omavahel piiritletakse ja suhestatakse, on küllaltki variatiivne. Ning kultuur leiab sellises käsitluses koha tavaliselt selle ühiskondliku domeeni rüppes,
aga praktikas ta enamasti jääbki nende arutluste alt välja, seepärast et sellised ühiskondlikud hindamis- või uurimismetoodikad ei ole otseselt disainitud kultuuri uurimiseks ja selle tõttu see kultuur ei jäägi filtrisse nende puhul. Nüüd tehniliste olude sunnil möllis arvuti kõik need kihid omavahel kokku, aga tahtsin osutada sellele, et huvitavaks see muutub just seetõttu, et väga sageli tegelikult isegi ühiskondlikud aspektid ei saa keskkonnamõjude hindamisel kuidagi erilisel viisil ära tuntud, mis oligi põhjus tegelikult, miks see sotsiaalsete mõjude hindamise metoodika eraldi raamistikuna välja töötati, sest et väga sageli möllitakse need sotsiaalsed aspektid kokku majanduslike aspektidega ja nad taanduvad siis majanduskasvu kõrval tööhõive ja palganumbrite ja mõne demograafilise näitaja uurimisele ja hindamisele, mitte aga siis ühiskondlike institutsioonide ja inimgruppide sellise sotsiaalse arengu uurimisele. Ning sellest majanduslikust aspektist lahutatuna väga sageli taandub selle sotsiaalse domeeni hindamine või arvestamine siis niinimetatud kaasamisega ja nagu paljud sotsiaal- ja kultuuriteadlased on osutanud, siis tänaseks päevaks see kaasamine ise on muutunud natukene selliseks sisutühjaks märksõnaks, mille puhul kaasamise asemel väga sageli tegeletakse teavitamisega, ehk siis üldse mitte sellega, mille jaoks see kaasamise aspekt nendes algsetes arengudokumentides ja kokkulepetes mõeldud oli. Ning kultuur selle ühiskondlikus domeeni rüppes taandub parimal juhul siis kultuuripärandiks ja teatavate kultuurmaastike hindamiseks, mis on väga suuresti seotud jällegi erinevate UNESCO ja teiste kokkulepete poolt ette antud nõuetega, mida ollakse rohkem või vähem kohustatud täitma, aga laiemas mõttes kultuur enamasti tegelikult nendesse uurimisraportitesse ei jõua ja selle tõttu, kui hinnata seda olukorda sellest vaatepunktist, et kas otsuse tegijatel on parim võimalik informatsioon olemas, siis ei saa seda ilmtingimata öelda, kui asja vaadata siis kultuuriteadlase vaatepunktist, kellel on võib-olla natukene terviklikum ülevaade sellest teadmisest, mida kultuuri kohta saaks anda ühel või teisel juhul. Nii on osutanud mitmed kultuurilise hindamise raporti tegijad, et parimal juhul siis on selle keskkonnamõjude hindamise raames teostavad sotsiaalset analüüsi tegelikult ökoloogid, kellel ei ole ettevalmistust ühiskondlike tahkude uurimiseks, ning kultuurianalüüsi viivad läbi arheoloogid, kellel jällegi ei ole ettekujutust või vahendeid elava kultuuri uurimiseks, ning selle tulemusena tegelikult mõjutatud kogukonnad jäävad sellest uurimisväljast väljapoole. Nii et ja siis seda olukorda on mõned uurijad nimetanud kultuuripimeduseks või võimetuseks siis kultuuri näha selles olukorras ning siin ma olen lihtsalt proovinud välja tuua neid erinevaid tahke, mis siis puudutab ühelt poolt võimetust kultuuri või inimarengu kultuurilist mõõdet ära tunda, tunnustada ja seda arvesse võtta, ehk siis märgata neid kogukondi, artefakte, nähtuseid ja suhtumisi, mis siis tegelikult nende arengu või planeeritavate protsesside poolt mõjutatud saavad, suutmatus mõista, milline on mingi nähtuse väärtus teise kogukonna jaoks, mis on väga tüüpiline viga, kus siis tekivad need valestimõistmised ja konfliktid.
Oskamatus eristada kogukonna väärtuspõhiste otsuste tulemeid olukordades, millesse nad on sattunud sotsiaalse keskkonna survel, ehk siis arvatakse, et inimesed tahavadki maalt linna kolida või teha ühte, teist ja kolmandat asja, aga ei suudeta või ei osata hinnata neid mehhanisme, mis tegelikult sunnivad neid loobuma sellest elulaadist, mida nad tahaksid oma väärtuste põhiselt elada. Ning üldplaanis siis kipub see selline kultuurilise aspekti mittemärkamine siis ignoreerima tegelikult erinevaid mõjutatud kogukondi, nende seisukohti ja kultuurilisi aspekte. Alternatiivina on pakutud siis selline 4-sambaline säästva arengu mudel, mille puhul kultuur on selgemalt määratletud ja ühiskondlikest aspektidest eristatud. Sel juhul siis ühiskondlikud aspektid puudutavad enamasti siis sotsiaalsete gruppide ühiskondlikku elu ja institutsionaalseid mehhanisme. Kultuuri puhul on olukord selles mõttes keerulisem, et suuremalt jaolt kultuuriliste mõjude hindamine on välja kasvanud põlisrahvaste kogukondade kaitsmiseks siis suurtööstuste vastu, mis tähendab, et väga suuresti olemasolevad metoodikad keskenduvad põliskultuuride probleemide lahendamisele või nende tahkude märkamisele, mitte et need ei sobiks kas või Eesti oludesse, aga kindlasti on nad oma spetsiifikaga, mis ilmtingimata sellist tänapäevase kultuuri temaatikat ei võimalda ilmtingimata arvestada. Ka on laiendatud seda siis kunstidele, turismile ja linnaplaneerimisele, aga võib-olla ka just Eesti oludes järjekordselt see linna jätkusuutliku arengu perspektiiv ei ole ilmtingimata kõige relevantsem, eriti mis puudutab siis loodushoidu ja keskkonnahoidu, aga läänemaailma südames kummalisel kombel maapiirkondade kogukonnad ei satu nii väga sageli selliste hindamisprotsesside sihtpunkti või sihtmärgiks. Nii et sellest vaatepunktist on mitmesuguseid kohaspetsiifilisi tahke, mida tuleks arvestada ja ilmselgelt muuta selleks, et liikuda siis täisväärtuslikuma tänast kultuuri arvestava uurimiseni. Üks oluline asi, mis tegelikult kultuurimõjude hindamisel suurt rolli mängib või üldsegi kultuuriliste aspektide väärtustamisel ja hindamisel küllalt oluline on see erinev arusaam, mis on ütlen, võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tavainimesel kultuurist ja kultuuriteadlasel kultuurist. Mitmes mõttes suhe on sarnane selle probleemiga, mis täna eksisteerib metsatähenduse mõtestamisel. Et kas mets on mingisugune territoorium looduses või juriidiliselt määratletult, kas see on hulk puid või see on terviklik ökosüsteem. Kultuuriga on natukene sama, et kas kultuur on automaatselt ja juriidiliselt piiritletud riigipiiridega, mis iganes seal sees on, või on kultuur moodustub ainult kunstidest, artefaktidest, pärandkohtadest ja nii edasi, ehk siis on sarnane nende puudest koosneva metsaga, või siis ta on terviklik süsteem, mis koosneb omavahel keerulistes vastastikmõjudes elementidest ning just lühidalt hüpates üle siis just sellest vaatepunktist on osutatud, et tuleb ikkagi arvestada, et kultuur on rohkem kui kivid ja kondid, vaid miski, mis elab ja kohandub.
Ja võrdluspildina siis, mis puudutab seda kultuuriliste mõjude hindamise keerukust, toon illustratsiooniks 2 vaadet Eesti kultuurile. Ühelt poolt on Eesti kultuur olnud selline sidus ja kujunev nähtus ja justkui kogu aeg Eesti kultuur, aga kui me paneme need 2 lõiget omavahel kõrvuti, siis me näeme, et see kultuur on läbi teinud väga suured muutused ja kui me küsiksime, et kas tollel ülemise pildi hetkel me oleksime suutnud ennustada, et napp 100 aastat hiljem kõikide nende muutusprotsesside mõjul kultuur muutub selliseks, siis ilmselt ei oleks. Küll aga see ei tähenda, et need kultuurilised mõjud oleksid täiesti ennustamatud. Pigem on need ennustamisvõimalused natukene lühiajalisemad ja piiratumad. Võiks näiteks tuua selle, et ilmselt kultuuriliste mõjude hindamise vaatepunktist, kui me oletame, et alkoholiaktsiisi tõstmise eesmärgiks oli inimeste alkoholi tarbimiskäitumist muuta, siis selles tänases olukorras ei ole midagi üllatavat, sest et kultuuris oli väga palju käitumismustreid, väärtusmustreid, tähendusvõrgustikke, mis tegelikult selle tänase situatsiooni küllaltki loomulikuks võimaluseks muutsid. Ja küsimine selle järele, et kui siiralt oleks olnud meie sooviks muuta inimeste alkoholikäitumist, siis mis meetmete kaudu oleks pidanud tegutsema selleks, et siis sellist kultuurimuudatust tingida on üks näide võib-olla sellest, kus tegelikult selliste kultuuriliste mõjude hindamine võiks olla abiks siis, kui tegelikult tahetakse mingisuguseid kultuurilisi tagajärgi või mõjusid tegevusele tingida. Teine oluline asi on muidugi väärtused, mis täna seostuvad väga palju kogu selle emotsioonide debatiga. Inimestel on väärtused ja väärtuste kaitsmine või väärtuste ohustamine muudab meid väga sageli emotsionaalseks. Nii et väga sageli see arutlemine emotsioonide üle tegelikult juhib tähelepanu kõrvale selle üle, et nende emotsioonide aluseks on väärtused ja arutelu tuleks keskenduda neile. Või kas või seesama küsimus või niisugune varjatud probleem usaldusest. Väga sageli, kui tekivad need mingisugused kodanikualgatused, siis need on ilming sellest, et mingisuguste riiklike mehhanismide vastu usaldus puudub, mille tõttu inimesed leiavad, et nad peavad kuidagi ilma või eraldi sellest riiklikust süsteemist, mis peaks neid süsteeme olukordi kuidagi haldama, ise midagi ära tegema. Aga jällegi see usaldus on selline varjatud ja salajane mehhanism, mida väga sageli tegelikult selliste sotsioloogiliste või veelgi vähem keskkondlike aspektide uurimisel mõõta või hinnata ei saa. Või siis kaasamise tegelikult dimensioonid. Ja viimane asi, mis tahtsin esile tuua, puudutab just seda, et kui me räägime loodushoiu sõnumitest, siis väga palju käib juttu sellest, milliseid filme me peaksime tegema, milliseid artikleid peaksime kirjutama, milliseid verbaalseid, visuaalseid sõnumeid maailma viia ja me unustame ära selle, et tegelikult iga tegu ise on sõnum. Iga tegu ise tähendustab ja annab mingisuguse tähenduse. Nii et väga sageli see sõnumite peale mõtlemine tegelikult jääb retoorika üle vaidlemiseks samal ajal, kui teod räägivad midagi muud. Nii et ka selle hindamine, et millised on igapäevaste tegevuste tähendused ja kultuurimõjud on üks nendest aspektidest, kus kultuur ja kultuurilised väärtused ja tähendused ennast hiilides kujundavad ja siis mõju avaldavad. Aga ma panen ainult pildi ette ja sellega seekord lõpetan. Väga põnevast teganud
ja kommentaaride aeg. Ma kasutan siis seda võimalust, et mina seisan siin ees ja minu käes on mikrofon, et lihtsalt üks küsimus, millele võiks pakkuda mõne võimaliku vastust. See on see küsimus, et on keeruline pakkuda välja midagi väga konkreetset, eriti kui see tuleb ootamatult. Aga sa rääkisid palju kultuuriteadlastest ja nende rollist keskkonnasõnumite kommunikeerimisel ja üleüldsegi nagu enda rolli kommunikeerimisel ka, et meid on vaja mõjude analüüsi ja teadvustamisse. Et mis sa arvad, mis need sõnumid on, mis me peaksime saatma, et meid rohkem kaasataks? No ma arvan, et kindlasti tegelikult üks tahk puudutab seda, et lihtsalt jooksvalt teadmisi jagada selle kohta, mis ümbritsevas kultuuriruumis toimub. Ja selle koha pealt ma arvan, et ka väga sageli sellised sihtrühma intervjueerimised või taolised meetodid ei toimi, sellepärast et väga sageli tegelikult intervjueeritavad ise ei tea, mis neid mõjutab või miks nad mingisugusel viisil ennast tunnevad, et nad võivad küll öelda, et mind häirib see ja see, mis neil vahetult meelde tuleb hiljutisest kogemusest, aga tegelikult väga sageli need alusmehhanismid on aja jooksul kogunenud ja nende enda jaoks võib olla nähtamatud. Minu enda kogemusest näiteks olukord, kus ühes kogukonnas inimesed olid väga pagulasviha täis või pahameelt täis ja nende enda asulasse oli kogunenud küllaltki palju teisest rahvast töölisi ja neile tundus, et see välismaalaste sisseränne on põhiline probleem, sest et ajakirjandus neile tol hetkel ka ütles kogu aeg, et pagulased on probleem number 1. Ja märkamata jäi see, et tegelikult nende kogukonna probleem number 1 oli see, et inimesed läksid ära, et kohad jäid tühjaks, mille asemele tuli see võõrtööjõud ja need mehhanismid, mis tingisid selle, et nende oma inimesed ära läksid, olid need, millest ajakirjandus ei räägi ja millest nad ise teadlikud ei olnud ja nad oma mure nii-öelda kanaliseerivad sellesse esimesse kättesaadavasse sihtmärki, mis tegelikult ei ole nende muredega või probleemidega üldsegi seotud. Kas ma saan õigesti aru, et sa mõtled, et kultuurianalüüstik võiks pakkuda siis sellist metaperspektiivi? Just plaanid probleem kaardistada. Jah, just, et see arusaam kultuurist kui ikkagi teatud mehhanismidega toimivast tervikust annab tegelikult mingisuguse läbinägelikkuse, mida kultuuri võtmine ainult selliste kunstikollektsioonina piisavalt ei võimalda võib-olla ära tunda siis laiemal kultuuriruumil ja nendel, kellel hädasti oleks vaja seda teadmist, miks kogukonna tervisvõimalused või väljavaated on sellised, nagu nad parasjagu on. Jah, aitäh. Nii, aga jah. Üks slaid, mis oli kuskil varem, kus olid need pallikesed või kuidas neid nimetada. Vaat see sama näiteks, et ma olen kunagi sama pilti kuskil seina peal näinud ja ma saan aru, et siin proovitakse näidata siis erinevate valdkondade kokkupuutepinda, aga ei saa kuidagi ümber sellest, et mind häirib see slaid. Häirib ka sellepärast, et ta näitab, ütleme siis niimoodi, et selle slaidi sõnum oleks nagu vale, sest et ta näitab ühiskonda, kultuuri ja majandust ja keskkonda nagu võrdväärsete partneritena. Et mulle tunduks palju loogilisem olema selle asja ülesehitamine nii, et keskkond on üks väga suur pall, mille sees on väiksem pall, mille siin on ühiskond, seal sees oleks veel väiksem pall, mille sees oleks kultuur ja siis selle kultuuri sees oleks alles nagu majandus. Et ma ei tea, kas mingit kommentaari sellele minu mõttearendudele, sest et see slaid lihtsalt häirib. Ma isegi tegelikult mõtlesin märkida eelnevalt, et need mullid on väga halva üksteise suhestamisega, et see sai spikerdatud selliselt, nagu
allikas oli see esitatud ja tegelikult isegi nende kattuvusala on oluliselt teistsugune kui siin on näidatud ja veelgi enam neid võiks üksteise sisse paigutada. Ainukene probleem on selles, et kultuuri arvates on ühiskond ja majandus üks kultuuri terviku allilminguid, ühiskonnateadlaste jaoks on majandus ja kultuur ühiskonna allilmingutest ja siis puhtalt selle jaoks, et natukene vältida seda dilemmat, et milline see omavaheline suhestus panna, et siis ma jätsin sellesse algsesse vormi ja küllap need sambaloojad sellepärast ka on selle niimoodi esitanud. Aga teine asi on see, et tegelikult isegi seda kultuuriliste ja sotsiaalsete mõjude hindamist on teinekord väga raske üksteisest lahutada, et see oleneb vägagi ikkagi sellest konkreetsest küsimusest, sest et kui me räägime kas või inimsüsteemi toimimisest, siis majandus, kultuur ja ühiskond on isegi kui me jätame selle keskkonnatemaatika väljapoole ju ühe suure süsteemi väga läbipõimunud osad ja keskkond on miski, milles me niikuinii oleme eksisteerinud. Aitäh!